vastused olemas. Hea serv Saiksilt. Keel otsib pulka, ühene plokk on ees. Jaanide pealt kaitsetööd. Rikberg jõuab selle pallini. Teppan paneb palli mängu. Losnikov. Keel. Rosenblatt. Auti. Lühikeseks jäi see tõste. Rosenblatt hakkas nagu kalamees seal õngitsema, otsis neid käsi, aga mida vastu ei tulnud, olidki need käed ja viskas lihtsalt olematust õhupuutes selle palli auti. 8-13 vaadates Tartu poole pealt, kui ainukene tartlaste võõrlegionär juba kolmandat hooaega Tartus mängib Artis Saiks. Servijoone taga Keel otsib pulka, natukene kõrgeks jäi see tõste, kuigi pulk oli ühese ploki vastu. Nüüd Teppan plokki ja Teppani peast läheb see pall teisele poole väljakut. Rosenblatt hanitab. Rikberg nüüd tõstab, otsib Kollot, ploki ladvast. Losnikov teeb head kaitsetööd, Õue Kallas toob palli üles, aga rünnakust midagi välja ei tule. Saiks esimest tempot, pall on endiselt mängus, Keel tõstab alt, otsib pulka, pulk hanitab, Rikberg toob palli üles, Saiks, Teppan, kahene plokk on ees ja Teppan lööb ära. Teppan lööb ära. Tõeline palliralli, rohkem kui eurodirektiivid lubavad, on see pall siin õhus täna olnud selle punkti juures. No nii, kas tartlased nüüd saavad natukene värsket õhku, värsket hapnikku liiklema oma veresoontest. Kuigi Kristo Kollo lõpus neid punkte tõi natukene rohkem, Kristo Kollo enamus oma punkte tõi just kolmandas skeemis. Milline kaitse? Vaatame selle punkti lõpuni, tuleme jutu juurde tagasi. Rikberg näitas ennast oma parimas valguses, aga Rosenblatt ei lõpeta seda punkti uuesti. Rikberg teeb siin kaitses mitme mehe jagu tööd. Selveril kolmas võimalus, esimest tempot, Meelis Kivisild ikkagi lõppkokkuvõttes annuleerib kõik selle Rait Rikbergi suurepärase kaitsetöö ja punkt tuleb Selverile. Selver jällegi ühe punkti kaugusel. Jah, võib-olla Selver sai küll punkti, aga ma julgeksin väita, et Bigbank Tartu sai sellest punktist sellist enesekindlust. Nii et 21-21. Kumma meeskonna närv peab vastu, tegelikult mõlemal pool võrku mängimas ju küllaltki palju noori mehi, aga on ka kogenud mehi. Õue Kallas 32, Rait Rikberg 31. Losnikov on vastuvõtul raskustes, aga pall on mängus. Tartul on nüüd võimalus, Saiks otsib Teppanit, plokk. Pall on endiselt mängus, uuesti Teppani peale Saiks hanitab. No nii, Tartul nüüd kolmas võimalus, keda otsib Saiks, nüüd tuleb Robert! Üllatus, 6. tsoon tuleb Robert Täht, mees, kes praegu Artis Saiks küll suutis väga hästi pea külmana hoida. 2 korda järjest andis Teppanile, ei olnud sellest kasu. Ja siis serviga otsustatakse neid mänge. See mäng on ühe finaali vääriline. Indrek Kulkas tuleb veel üks pauk ja tuleb Rikberg, aga seekord serv on ilusti käes. Robert Täht! Oliver Orav lõpetab Schenker-liiga finaali. No ei ole võimalik. Julge hundirint on rasvane või haamleid täis. Aavo Keel toob mängu Oliver Orava, kes üksinda paneb kinni Robert Tähe. No nii.